Kas teid manitseti ka lapsepõlves ettevaatusel, et metsas võib ilves pähe hüpata, hulkuvaid koeri ei tohi silitada ja võõraste inimestega ei tohi kaasa minna? Teate, minul on praegu hirm Otepää kandi rahvast kiusava suusalenduri ees. Nimelt avalikel suusaradadel pidavate käima ja inimesi ehmatava. Sellepärast ma siin metsas praegu ringi liigun, kuid kohe-kohe olen ma jõudmas lagendiku peale ja eks näis, kas mul õnnestub Eesti kõige sõgedamat suusalendurit kohata või mitte. Esimene asi, mis mulle selle lendava ja tundmatu objektiga meenub, on muidugi laste sõber Karlsson katuselt. Katuseid siin pole, seega Karlssoni ma välistaks. Ta tuleb otse taevast ja ega mul täpset aimu pole, kas see on tont või inimene. Igatahes on ta Eesti kõige sõgedam suusalendur. See lennuaparaat kannab eestikeelset nime motovari, kui olla keeleliselt korrektne, aga kasutatakse veel igasugu nimetusi, kes ütleb paraplaan või paramootor, mis iganes rahvusvahelisi termineid on. Aga oleks see kõik siis nii lihtne, et paraplaan ja kõik? Ei, sugugi mitte, sest meie ees on täiesti ainulaadne suusalenduri varustus, mis liigub nii lumel kui õhus. Suuskadena ma kasutan tavalisi slaalomsuuski ja mootorina mina kasutan hästi võimast kahetaktilist. Nendel aparaatidel on tähtis, et oleks kerge ja võimas. See konkreetne mootor on 240 kuubikut, 33 hobujõudu, kahetaktiline, lennumootorina toodetud. Ja mootori pööretest ja võimsusest tekib nüüd tänu sellele pöörlevale propellerile tekib tõukejõud. Ja see tõukejõud on see, mis tõukab seda lendurit edasi. Ja nüüd see tiibvari on üleval taevas ja see tiibvari saab sellest siis nagu tõste. See tõukejõud muutub tõstejõuks ja tänu sellele ongi võimalik lennata. Miski pärast ütleb mu sisetunne, et seal õhus pole sellise karge talveilmaga just kõige hubasem ja soojem olla. Nagu selgub, on Paap oma lennuvarustuse spetsialisti täpsusega komponeerinud. Talvel lendamise kõige suurem probleem ongi temperatuur, sest teatavasti kõrgusega langeb temperatuur iga 100 meetri kohta umbes 1 kraadi võrra. Ja kui siin ma viimati lendasin Tartu maratonil, kus maapinnal oli üle 20 kraadi miinust, siis üleval oli ikka täiesti võimatu, nii et ma tegin oma personaalse külma lennurekordi tegelikult. Ja suutsin ikkagi mingisuguse pool tundi järjest lennata, aga sellistes tingimustes peab olema täiesti erivarustus. Ma kasutan selliseid küttega kindaid, kus saab panna omale vastava kütte ja käed on mõnusad soojad, sest käed on lennul üleval, vereringlus on kehvem ja käed hakkavad kõige ennem külmama. Siis on kiiver, mask, prillid, loomulikult kõik asjad. Ja siis on üks uus tehnoloogiline vigur, vaata, kõik on tehnoloogiaga seotud. See näeb välja nagu mingi meduus. Siia sisse käib tavaline puusüsi. Patarei on juures, luuk läheb kinni, see süsi hakkab siin õõguma. Õhuringlus viib selle sooja mööda neid torusid jäsemetesse. No vot, mis nii viga? Sooja tootev Norra kalmaar püksi, küttega kindad kätte ja iga ilmaga taeva alla lendama. Tegelikult on aga veel asju, millele tuleb paraplaani huvilistel tähelepanu pöörata. Tegemist on ju ikkagi tõsise lennumasinaga. See, mis te täna siin näete ja kuulete, see on nagu sarjast, et kindlasti ärge proovige seda ise kodus. Ise õppija tõenäoliselt lõpetab väga ruttu ja väga kurvalt, et seda ma kindlasti ei soovita kellelegi. Selline ekstreemne huviala ei säästa ootamatutest ja ohtlikest olukordadest ühtegi harrastajat. Mõni aasta tagasi läks mul
start natukene nässu ja tuul keeras ja nende samade suuskadega panin täiega puulatva, põmm. Siis üks möödaminev suusataja tuli küsis, et äkki on abi vaja või midagi. Siis aitas mul klambrid lahti ja siis saime sealt kuidagi kätte. Ja selleks, et seda varju sealt kätte saada, siis tuli puu maha saagida, midagi teha polnud. Muide, Paap kinnitab, et kõrgus on lenduri sõber. Madalal lendamine ongi üks ohtlik asi. Niisugune normaalne lennukõrgus, niisugune turvaline ja ka nauditav, et sul on tõesti hea vaade alla ja see on niisugune 200-300 meetrit on väga tore. Temperatuur jällegi, eks ole. Kilomeeter kõrgemal on 10 kraadi vähem, eks ole, temperatuuri, nii et ütleme, kuskil 3-4 kilomeetrit võib veel lennata. Edasi natukene kahtlen. Niimoodi lõbusalt Karlssoni kombel taevavõlvil lenneldes võib ju ennast lausa ära unustada ja maailma ilu imetlema jääda. Ja ühtäkki unustad ennast nii ära, et mootor teeb juba oma viimaseid januseid popse ning kütus on otsas. Täispaagiga tavaliselt ikka mingi paar tundi sõidab ikka ära, aga kui ökonoomselt sõita ja suur paak on ja siis on veel mingi lisapaak ja võib-olla veel põues ka varu kaasas või mis iganes, siis nagu võib lennata ikka 5 ja 6 tundi järjest kohe. Nagu selgub, pole Paap siiski ainus, kes motovarjundusega tegeleb. Ainulaadne ja kõige on Paapaga kindlasti. Eestis on vast 100 või isegi üle selle on selliseid harrastajaid, aktiivsem osa, kes võib-olla ka võistlustegevuses nüüd kaasa lööb ja selliseid on võib-olla seal 3-40 ringis. Eesti meistrivõistluste tiitel on minu käes, karikavõistluste tiitel ja enduro tiitel ka. Oma tiitlivõitude kinnituseks lasen Paabul propelleri käima tõmmata ja minuga üks omapärane kiirendusvõistlus maha pidada. Seega, tähelepanu spordisõbrad! Teie ees on duell. Suusataja versus suusalendur. Minu kiirendus oli muidugi mannetu. Tuleb tunnistada, et ega mul Eesti kõige sõgedama suusalenduri vastu õiget šanssi polnudki. Mul ei ole mingit mõtet võidelda tuuleveskitega. Paap on motovarjunduses suurte kogemustega spetsialist ja tegemist on ikkagi tema lemmik spordiala ja harrastusega. Mis on selle spordiala üldse kõige fantastilisem omadus, et elu muutub 3-mõõtmeliseks. Me oleme harjunud liikuma 2-mõõtmeliselt. Ja nüüd järsku tuleb 3. mõõde juurde. Võimas! Viibid 3-dimensioonilises maailmas ja naudid elu linnukombel. Igatahes ei jäta Paap ühtegi vaba momenti kasutamata, et jälle õhku tõusta. Suvel päeva ei lähe mööda naljalt. Vahest mõni päev jääb vahele, aga üldiselt ikka lennata tuleb kogu aeg. Ilma lendamata on väga raske elada. Üldiselt ma hea meelega elaks seal ja siis vahest tuleks maha. Tegelikult tahaks seal olla kogu aeg.